See on nüüd küll esmakordne, et sulle antakse passikontrollis muuhulgas kingitus tasuta kõneminuteid. Aga võib-olla see on valikuline. See tädi oli küll väga tore, ütles have a wonderful day, Kertu. Kuigi meil on öö. On puudu vist. Hello! Aga ma arvan, et see on õige poiss meil siin. Noh, eks näeme, kus läheb, ongi lõbus. No tere! Me oleme sellises riigis, kus ma võin isegi teile näidata, kui vähe mul on asju. Siin ei lähe mitte midagi tarvis, sellepärast, et siin saab teisiti hakkama. Ma võtsin kaasa ühe leiva ja kuna selles riigis on alkohol keelatud, siis ma võtsin pudeli veini, aga mitte ainult, ma võtsin teise veel. Nii et rohkem mul mitte midagi kaasas ei ole, me hakkame vaatama, kuidas siin sellega hakkama saab. Ja ühe paari trussikutega. Kas need, mis mul ainsad, mis mul jalas on või? Tead, kui läheb väga kuumaks, siis ma võtan needki ära. Neid ei ole mul vaja. Nii uhke reisil ei olegi enne käinud. No mina mõtlesin, et kuna me oleme ikkagi moslemi maale tulnud, siis minul on sellised bikiinid. Ja kusjuures need lasevad UV-kaitset läbi. Vähemalt lubatakse. Ma ei ole neid kunagi varem kandnud. Ma loodan, Liisu, et sa mingi bikiinidesse ei tulnud. Ma käin jõusaalis ka napimalt riietega. Nii, palun näidata nüüd. Mina ei ole nii valmistunud. Minul on siiski trikoo. Niimoodi sa küll ei lähe! Piitsahoobid on tulemas. Kertu ikka 100-ga päevitab. Vaatame, kas pärast on kostüüm seljas. Või on üleni ilus pruun. Kertu, siin on ikka Tesla taksod. On või? Kertu, mul on selleks küsimus. Tavaliselt me reisime väga lihtsalt, kui mitte öelda rotikalt. Kuidas on emotsioonid nüüd? Kõik on liiga uhke. No meil on kaasas palju raha, väga palju ilusaid kostüüme. Lõpuks ometi nagu valged inimesed. Valus saab olema siis, kui ma pärast seda reisi lähme oma tavapärasele rotireisile. Meil on isegi taksojuht ja kaardilugeja. Võt nii hästi. Oota, ja kuule, sa ei öelnud seda, kus me elame. Kus me elame? Me elame Palmisaarel, by the way. Ja see on Dubai Palmisaar. See on see, mis on spetsiaalselt ehitatud rikkuritele siin. Meil on oma rand, mere ligipääs ja see, kus me elame, see villa muidugi. Võib ära harjuda sellega. Kõik kõrval olevad autod näeb ka ära. Ja see on selline auto ja selline liiklus, kus autojuhti pole vaja. See tüüp tuli lihtsalt, et meiega aega veeta. Ütles kohe muidugi, et tal on siin ime hea elu ja ta on väga õnnelik. Pole ime muidugi. Ta isegi ei hoia käsiroolil. See auto sõidab ise. No seda oskan mina ka. Mingi suvalise rondiga isegi. Aga suvalisi ronte sa siit ei leia. Seda küll, sellepärast meie oleme ka sellesse rolli hästi sisse elanud. Me ei ole mitte milleski teinud järeleandmisi. Sa näed praegu juba väga uhke välja. Sikke daam. Aga üks asi, millega ma panin mööda muidugi tissidid oli olla nii paljud. Tegelikult ikkagi peaks niimoodi olema. Ja peakate peaks ka olema, natuke olema muidugi mööda pannud. Näete ise, milline luksus värske kraami näol. Me võtame siit nüüd mõned asjad kaasa. On ikkagi Ramadani aeg, siis ootab meid ees kõrbe väike reis, päikeseloojang ja kogu see romantika. Vaadake, nüüd on hea asi on see ka, et Liisu sai lõpuks aru, et siin tuleb riidesse panna. Mida sulle öeldi selle kohta, kuidas sa välja tulid? Et ma võiks nagu riided selga panna? Ei, sulle öeldi, et niimoodi sa küll ei tule. Jah, aga näed, mul tegelikult siin on veel üks salaasi. Keelatud. Mis see tähendab? Et seal on veidi patusemad asjad. Lähme vaatame. Ossa pagan. Moslemi riigis liha. Kas leidub ka alkoholi? Tule. Tutvusta mulle oma sõpra. Õnneks on näha, et teda toidetakse siin. Nägu on tal kratsitud, mis tähendab ilmselt on ta lõikamata ja siis ta kakleb palju. Kui armas ta on. Hea soe põõnata. Esimene kiisu. Veits mingid putukad on peal, aga muidu on heas konditsioonis. Teda päästa pole vaja, tal on elu ilus. Me tulime kõrbesse ja meie esimene auto
see ei ole mingi juhuslik, see on ikkagi BMW, minu meelest X6 või midagi taolist. Tema pidi siis ees minema teised autod järgi ja noh, seal ta nüüd siis on. Nagu te ise teate, siis liiva peal ei sõideta autoga, isegi mitte kõrbes, isegi mitte siis, kui teil on BMW. Kas päikeseloojanguks saab välja? Või päikesetõusuks? Mine lükka välja. Te ei lähe, baby. Ning kuna autodega edasi ei saa, nagu nägite, siis üks masin jäi kohe esimesel paarikümnel meetril kinni, siis tuleb jala minna. No meie oleksime tegelikult niikuinii jala läinud. Aga nüüd me tulime kõrbesse päikeseloojangut vaatama siia maagiliste liivatüünide vahele. Ma ei tea, see juba praegu on nii maagiline, et ei jõua ära oodata, millise ilusa noodi veel päikeseloojang sellele kõigele annab. Soe ilm, päikesepaiste, merekohin. Ma arvan, et see on juba päris suur osa õnnevalemist. Eile õhtune päikeseloojang kõrbes oli lihtsalt maagiline. Ja täna hommikune päikesetõus, oh my god, no vaadake, see on lihtsalt imeline. Ma arvan, et need on ka siia Dubaisse toodud. Sest kogu see maailm näib olevat siit tehislik, aga väga ilus. Vaadake, kui need seinad oskaksid rääkida, me oleme nüüd jõudnud Dubai vanalinna. Siin on nii mõndagi toimunud. See vanalinn siin Dubais on kõige vanem üldse, ehk siis 15 aastat. Sa oled vanem kui see vanalinn. Jah, mina olen siin antiik. Põhimõtteliselt võib öelda. Ja siin on tunda kohe sellist teist hõngu, et mujal sa tunned rahaheisu või rahalõhna, vabandust. Aga kui sa siia tuled, siis sa tunned sellist kergelt kopitanud, natukene vürtsi, pisut piirukit. See on teistmoodi, tõesti. Iivne. See hetk on käes, kus me saame lõpuks endale valida kostüümi. Mina tahaks midagi hästi sädelevat, sest et kui ma ära kaon, siis sa leiad mu kohe ülesse. Ja kõrbetuulte käes. Näita oma lemmikut. Need on nii rasked, et ma pean jõusaalis käima, ma jõuaksin neid tassida. Oi, see on tõesti raske, aga ilus. Oota, ma vaatan. Ma ei võtaks seda. Natuke sünge ja ma olen nõus. Vaatame edasi. Ma arvan, et sulle sobiks see. See Vaata kui ilus tutikestega. Jaa, see on hea. See ei olnud enne nali, Kertul on päriselt kinnisideesid endale üks ilus kleidike leida. Päriselt on ka, jaa. Try this one? No, thank you. She likes this tiger designs actually, yes. Yes. Can you try? No, let it be. Mul on trussikud sama värvi. No problem, yes. Maybe this one. We have grey color also. Yeah. Beige color, grey color. Päris hea. And how much is it? This 120. No kuule, kas ma ei oleks sellega nii ilus või? Oled.
ütles, et ma olen suur boss. Kaupled jube palju. Ma ütlesin, teeme poole hinnaga, sest siin on kauplemise kultuur ikkagi. Kuigi tegelikult juba see tema pakutud hind on päris soodne, aga ma ütlesin poole hindast, sest siin tuleb öelda. Ja siis ta ütles, et ei, sa pead rohkem maksma, sa näed välja nagu suur boss. Praegu vaatasin, see on pillus. Kuidas äri läks? Nüüd hakkab tema jälle vastu kauplema, aga me leppisime juba kokku. No, it was 75. No, 5 dirham for bank charge. Oh, then it's 80. 80 or I'm go. Nüüd ta iga asja eest võtab mult veel 5 ja 10 ja tegelikult see muidugi Eesti rahas on 1 euro. Okay, how much is it? Okay. Üldiselt oli niimoodi, sest hind algas 20-st ja ma ütlesin, et ma olen nõus maksma 60 ja siis me jõudsime 75-ni, aga nüüd siis kaardimakse on ka lisa 5 kohalikku. See, et sa siin seisad, on ka veel 5. Ütleme nii, et see on 20 eurot, käsitöö, imeilus kleit. Niimoodi tehakse äri. Tead, ma eksisin ära ju. Ja siin on päris creepy üksinda. Ma olin seal nurga taga ja siis üks noormees tuli, küsis, et oi, keda sa otsid? Ma ütlesin, ma kaotasin oma sõbrad ära. Ja siis ta tuli, mina olen su uus sõber. Mega creepy. This tea is Arabic fruit tea. Just 1 second. So I last one show you. This I know this is good when That's you're why I getting show you sick. something. Yeah. Eyes closed, mouth closed, just nose smell slowly, okay? Slowly, slowly. Yes. It's like a peppermint. 100% eucalyptus. Okay, thank you so much. Thank you. Ma ostsin siit turult oma sõbrannale teed, mis müüdi siis suurest pütist, 25 grammi. Ja see noormees ütles, et see tee aitab kõige vastu, et kui sa seda jood, siis sul tuleb väga-väga hea elu. Aga nii tore on ju uskuda. Nii et väike lonks ja kõik on ilus. Me oleme tulnud kuulsusse teemajja, kus muuhulgas saab kaamli tati jäätist. Meil on nüüd karaki aeg, mis on siis teepiimaga ja siin on igasugused erinevad vürtsid, kardemoni tunnen ja ka mingid jõuluvürtse. Minu lemmik see muidugi ei ole, aga tore ära maitsta. Ja nüüd me hakkame siis kaamlit tati jäätist sööma, mida ma ei olegi söönud. Mõnusalt venib. See on küll väga hea. Natuke seda roosivett on jälle sees. Kas see on kaamli tati või piima? Tati. Vaata, milline konsistents. Ikka kaamli tati. See siin on Ühendemiraatide kõige vanem mošee, 600 aastat vana. Ja Liisut ei ole sellepärast, et tema unustas oma salli maha ja mina pean siin üksinda nüüd hakkama saama. Arvestades, et see on ehitatud tavalisest savist ja see püsib siin tuulte väljadel ja üsna muide mere ääres, siis on see 600 aasta kohta ikka väga hästi püsti seismas.
me langesime ühe väga šokeeriva olukorra ohvriks. ja me ei saanud oma Paradiisi saarele sisse, sellepärast et see Porsche, millega meid siia ära toodi, see ei ole registreeritud siis selle turvamehele. Eile oli, täna enam ei ole. Ja ei piisanud ka sellest, et me esitasime kõik oma dokumendid ja nii edasi. Ühesõnaga, vahel läheb elus nii ja nüüd me peame siis 200 meetrit ise kõndima ja Dubais, see on peaaegu kuritegelik, siin inimesed ei kõnni, nemad sõitavad Maseratide ja Porschedega ja nad ei tee ühtegi sammu, sellepärast et ega nad mingid vaesed ei ole. Meie ka ei ole. Välja arvatud see üks hetk siin praegu. Ja, vaene hetk. Kertu, mis su lemmikautomark on? see üks lemmik, mis mulle, ma ei hakka ütlema isegi seda, mis mu päris lemmik on, sellepärast ma ei ole siin sellist nii odavat autot näinud. Eestis on muidugi kallis, aga siin mitte. No siin. Sa tahad, et ma ütleksin seda, mille nime mul kunagi meelde ei tule, see, mille lobuuse märk on. Ja mulle meeldivad jah, sest mulle meeldivad hobused ja üldse loomad väga. Ja siin Paradiisi saarel me elame siis sellises villas. Meil on siin, mis auto meil oligi? Ferrari. Ferrari on maja ees. Ja maja peab olema nii suur, et kui sa sisse lähed, siis sa eksid sinna ära lihtsalt. Ja teate, üks asi veel. Siin me ei pea Liisuga mingi ühes toas magama või midagi. Me põhimõtteliselt selles majas teineteist, isegi mitte ei kohta. Ja siis hommikul meil läheb tund aega, et teineteist üles leida. Nii et kui sa tuled Dubaisse, siis siin ei saa mingit rotti panna, sa ei saa mingisuguse seljakotiga ringi käia, sul on erinevad kostüümid, sallid, nagu ikkagi siin kohalik kultuur ette näeb ja siin Paradiisi saarel elad sa ka nagu ikkagi tõeline, mitte rikkur, šeik. Sa elad nagu šeik. Ja me oleme ka nii, ja ärge hakake küsima nüüd, kuidas me siia saime või millised tutvused meil on või kust meie raha pärineb, seepärast, et me lihtsalt sellistele küsimustele ei vasta, see on iseenesest mõistetav. Igaüks, kes Dubaisse tuleb, oskab natukenegi asju ajada, elada, kes oskab elada, see elab täpselt samamoodi nagu meie seal. Nagu te isegi aru saate, siis praegu on ju Ramadani aeg, ehk siis päikese tõusust päikeselooyanguni ei sööda ega ka jooda. Mida see juures olev pilt muidugi ei kinnita, sellepärast, et siin Ühendemiraatides on võimalik kõik, nii et need, kes ei järgi Ramadani, need õgivad nii mis kole ja kõik ameerikalikud kaubamärgid, aga ka Araabia kaubamärgid on siin olemas, nii et burgerid, pitsad, pastad ja nii edasi, kõik läheb ja siin ei huvita mitte kedagi see, et Ramadani aeg on. Ja kui sa juhtud sellesse riiki tulema ilma kohalike riietata, siis näiteks mošeedesse ei pruugida sa sisse saada, siis sa tuled siit poest läbi ja ostad endale vastavalt kas siis abaia või siis kandora, mees või naine, sellepärast, et siin riigis ikkagi tuleb vastavas riietuses käia. Kertu jälle shoppab. Valge on rikkurite märk, kõik mis on valgega, siis see näitab, et sul on ikkagi palju raha. Me oleme tulnud nüüd väga erilisesse kohta, see on Emiraatide kõige uhkem ja suurem mošee. Siin muide on nii karmid reeglid, et Vlogging explanation is not allowed. Not allowed? Not allowed inside. You can take the video and after that you can explain. What else is not allowed here? Those hand signs, sitting picture, dancing and... Dancing and sitting is not allowed? Okay. You can take the normal photos, normal videos. Of course. Thank you so much. Yeah. Ühesõnaga üks asi, mida ta siis ütles, et siin sees midagi seletada ma ei tohi, ma võin teha ainult pildi ja hiljem teile siis rääkida, kui karmid reeglid siin on. Sa ei tohi siin käest kinni käia mitte kellegiga. Ma ei kujuta ette, ma arvan, et
suudlemise eest kellegiga saad sa juba ikkagi korralikud kepihoobid. Siin me nüüd oleme siis joonistatud maailmas Dubais, Ühendemiraatides. Linnas, mis on püsti pandud otse kõrbesse viimase umbes 60 aasta jooksul ja kus ainult money talks. Aga ei ole midagi, väga põnev kogemus, ega siis tuleb erinevat laadi kogemusi hankida. Vahepeal tuleb siin käia ja siis tuleb jälle minna Aafrikasse või mõnesse vaesesse Aasia riiki. Üks äärmus rikastab teist äärmust. Või mis sa arvad? Ja ma olen täiesti nõus, kui sa kogu aeg käid ainult väga uhketes ja arenenud riikides, siis sul kaob veidi see maailma nii-öelda tunnetuse pilt ära, et sa ei saa nagu aru, mis päriselt maailmas toimub. Ja kui sa käid kogu aeg vaesetes piirkondades, siis sa ei tea, mis on võimalik. Just. Nii et sellepärast me otsustasime Dubaisse tulla. Aga olgem ausad, sellises äärmiselt tehislikus maailmas on väga vähe seiklusi ikkagi, sest kõik on väga turvaline, kõik on väga korraldatud, kõik on väga hästi. Mis vaade? Nonii, maailma kuulus vaade, palun väga. Kes ei ole siin käinud, siis vaadake vähemalt meie videopildi vahendus, siin näete ära. soov siin Dubais. Mina tahaks maitsta Dubai šokolaadi. Ja nüüd me siis jõudsime sellesse poodi, kus saab kaasa osta ehtsat Dubai šokolaadi. Vaadake, ma näitan teile. Need on siis mitu grammi siin oligi. Saate aru, see väike šokolaadikene, mis on 100 grammi, selle hinnaks on 40 eurot. Nii su mitu võtad? Ma arvan, et ma praegu ei taha. Ma mõtlen midagi muud. Raha pole või? Selle jaoks tõesti pole. See on maailma varim Dubai šokolaad. Selle eest saaks juba lennupileti kuskile Euroopa riiki. Jaa, kui võtta 3 šokolaadi, siis kuule siis on juba kaugemale. No just. Me ostame parem lennupileteid. Meil ei ole vaja ei šokolaadi, ega asju, ega kalleid õhtusööke, ega Dubai fancy't maailma, vaid meie ostame lennupileteid. Just, me ostame elamusi. Kõndisime ühest poest mööda ja vaatasime, et seal müüakse ka Dubai šokolaadi. Astusime sisse ning tundub, et nüüd mu unistus täitub, sest et ma saan nüüd maitsta, kuidas see siis mekib. Üks tükk maksab umbes 8 eurot. Ma proovin mõelda, mis maitsega see on. See on nagu vahvel ja pistaatsia ja see on väga magus. Nii et ma arvan, et üle paari tükki ära jõuaks süüa. Aga hea on. Do you like it? I like it. You like it? I like it too much. Too much? Too much. That's why you work here? Yeah. But I like this chocolate. Okay, It's which the one best is your seller. favorite? We have it here all flavors like pecan, juicy, baklava, pretzel, and peanut with caramel and lotus. And which one is the most popular? This is the classic one The one what I tried, yeah? that you try. Okay. Ma siiski tegin väikese shoppingu, ma ei suutnud vastu panna, sest et ma ikkagi sain aru, et mulle tegelikult päris maitses see. Ja ma ostsin sellise kõige tavalisema, täpselt see, mida ma proovisin. Ja see maksis 65 kohalikku, ehk siis umbes 16 eurot. Parem kui 40. Noh, poole hinnaga soodukaga põhimõtteliselt. Sööme kohe ära. Tegelikult seda ma hoian. Ma hakkan siit iga päev ühe tükikese võtma, siis on iga päev veel magusam. Ühe tüki tood iga päev mulle ka. No vaatame. Thank you. Bye.
brother. I am from India. And you are working here. I was working here Dubai. Yes, I am working in taxi driver. A lot of money. Working is a good salary. Hard work. 12 hours my duty. Dubai 3,000 dirham. But your family is not living here. No, my family is living India. Do you miss them? Yeah, me all time miss my family. Yeah, I have girlfriend. I miss all time miss girlfriend miss. Is it good life here? This is a good life. This is the best India to near. Only 3 hours. Are you gonna stay here? We stay here in 1 year 7 months. And how more long? 2 year. After 2 year, me move on. Girlfriend is living Canada. Yeah. Move in the Canada. But why did you come here? Visa no expensive and good salary. Dubai is no tax and safety. Local people is very nice. Thank you so much. Okay, nice to meet you. Bye bye. Your look is very beautiful. Thank you. Welcome. Bye bye. Take. no nii, hakkabki meie Dubai ja Ühendemiraatide seiklus otsakorrale jõudma. Ütleks nii, et väga teistsugune riik võrreldes sellega, kus me tavaliselt oleme seigelnud. Aga erinevus rikastab teatavasti ja meie tänane päeva küsimus kõlab selliselt. Kas sina eelistad pigem tehislikku butafooria maailma või ehedat päriselu? Anna meile kommentaarides märku. Me jääme su vastuse ootele ja uute seiklusteni. Juhu!